Karleen, räägi, kus me täna tulnud oleme? Rocklandi. Mis me teeme siin? Võiks natukene peale keerutama. No, tore oleks. On sul mingid eesmärgid ka tänaseks? Mitte puhkuda ja räigelt kiiresti peale keerutada. No, super, loodame parimat siis. Make that money, throw it in, booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in. Okay, so finish the corner. Lean with the bike, more. Sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't hit. Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights, out of sight. Long weed, sold in, say it again, sold in, make that money, throw it in, booty bouncing, don't hit. Alright, and then we're gonna go straight up on this hill, like where the hill is going. Yeah. We're gonna do this part. And then Rolls Royce, Lamborghini, Blue Medina, always beaming, rag top, chrome. Karleen, kuidas esimesed trennid olnud on? Väga higised, aga väga õpetlikud. Milles sa kõige rohkem arenenud oled täna? Ma arvan, et püsti püsimises. Ma hakkan Sandraga käima vabal päeval sõitmas. Jah, me võtame mingi algajate Siis raja. olen mina fotograaf. Me ei võtagi kaasa. Ei, Sa pead puhkuma. ei, Karleen editib kodus neid vloge. Jaa. Valgamaa aasta tehnikusportlane. Ja tuleb välja, et vist Otepää ka. Eriti hästi. 2 ühe hoobiga. Äkki varsti on Hispaania tehnikasportlane. Rocklandi. Rocklandi, jah. Kuidas sa enda treeningpäevaga rahule jäid? Nagu kõik need treeningpäevad. Alguses ei õnnestu mitte midagi. Tahaks koju patja tundma minna ja siis lõpus tahaks nädalagi jutti paugutada samal raja peal. Väga hästi läks. Homme jälle siis. Absoluutselt. Karleen, kus me täna jõudnud oleme siis? Circuit Motocross Videreres El Carbonet. Ütles ta 3 korda kiiresti. Hull oled, Circuit Motocross Videreres. Selge. Mis su esmamulje rajast on?
tundub nagu filmis. Okay. Väga võimas. No siis küsime peale esimest sõitu uuesti su käest. Oo jaa. Rada meeldis või? See on lihtsalt üle mõistuse rada taga nagu. See on mu lemmik reaalselt. Miks Eestis sugust ei ole? Miks? No, see oli nagu nii kiire, aga samas nagu sai nautida räigelt ja nagu vau, ma olen šokis praegu. No oli näha, et on lemmik rada. Täiega. Remember, if the corner is smooth and slippery, it's better to go higher gear because Karlen, mis sa täna uut õppisid? Nii palju, et ma ei suuda isegi kõike sõnadesse jällegi panna. Lähen koju ja kirjutan kõik üles märkmikusse alles. Mis need põhiasjad on, millega te tegelesite? Põhiasjad olid ikkagi asendid kurvides ja kurvidesse minekud. Ja siis kiirendused sirgetel, siis seal oli üks mäest alla koht.
et kuidas sealt siis kohe nagu vasakule kurv. Et kuidas sealt siis minna ja siis kohe jälle tõus ja hops edasi ja... Ühesõnaga tegus päev. Vägagi. Karleen, kus sa sinna said? Mul oli museerima siia. Ilmselgelt. Mis sa teed? Vlogi. Noh. Nämu. Tubli tõi. No nii, kus me täna oleme tulnud? Täna me oleme jõudnud golfi krossi rajale põhimõtteliselt. Ma ei tea, golfi siin vist ei mängita, aga... Aga siin vist oli kunagi kusjuures golfirada, sellest see nimi tuli ka? Ei tea, aga no rada on lihtsalt sükke sinna nagu kartulipõld. Hea, et ise sõitma ei tea. Ässad sõidavad just meile siin sooni sisse. Oi. Ja mis sul käes on? Võõras vara. Uus kaamera. Ma töötasin nii kõvasti, et ma teenisin selle välja. Sponsorid juba Hispaanias, mõtle. Panin paar pilti üles trendidest ja kohe hakkas. 3. päeval juba tulevad sponsorid. 3. päev juba uus kaamera. Kuidas käsi on? Käsi on natuke valus. Natuke valus. Aga saad hakkama, jah? Jaa. Aga Karleen, mis muljed sul endal on? Metsikud head. Ja need lained, mis lained? Sooned, mis siin tekivad. See on siuke tunne, et sa sisened kuskile tunnelisse nagu oma tsikliga ja sa ei peagi mitte midagi tegema, lihtsalt istu paigal ja vajuta gaasi. Väga. Aga hüpped on meeletud, et nagu ma keskendun siin rohkem tehnikale ja tehnikale ja kurvitehnikale. Okei, äge. On. How's the elbow?
Karl-Leen, mis emotsioonid tänasest päevast on? Super, mega vinged. Meeldis rada? Siiamaani nüüd nendest 4 rajast, täna on 4. päev ju, 4. treeningpäev. 5. Nendest 5 rajast oli see nüüd kõige siuksem, kus olid meeletult sügavad sooned. Ja ma nagu mõtlesin, et mina ei ole eriti soonesõber, aga samas need olid nagu nii siuksed kõvad, sügavad, et need haakusid nii räigelt su kinni sinna, et sa pidid lihtsalt istuma paigal ja panema gaasi. Ja üldine rada oli hästi kiire, hüppeid täis, elemente, värki-särki, aga kõik läks hästi ja ma õppisin jällegi väga palju, aga kõike ma välja rääkida ei saa, sellepärast, et see muidu konkurendid äkki ja, võtavad. Täpselt. Okei. No siis. Õhtused, jõuharjutused veel. Igavusest jõusaalis. Muidugi. Karl-Leen, kus me täna oleme, mis me teeme? Täna me ei tulnud 2-rattalistega sõitma. Täna me tulime 4-rattalistega sõitma ja asfaldile. Ja treenerid tulevad ka varsti ja kõik teised laagrilised, nii et vaatame, mis puust nad siis tehtud on 4-rattalistel. Kellele me ära suudame teha. Ütsile teeb ikka ära. Ütsile teeme ära, jah. Ütles, et poodiumi koht, mis emotsioonid on? Väga head. Kas Teine sõit võidan. Teine sõit võidad, okei. Karl-Leen, mis sul ootused on? Minul on need, et ma ei tea, peas, et jälle keegi otsa ei sõidaks mulle. Treener sõitis nüüd otsa mulle. Aga muidu ega asfalt ja 4 ratast, see ei ole minu teema. Kohe näha, et kellele sobib rohkem see 4 ratast ja asfalt. Ikka hüpped peavad olema, 2 ratast. No ja hüppeid ei ole, see on natuke mõttetu, jah. Let's go! Räägi, Sandra, mis juhtus meil siin Barcelona raudteejaamas? Me unustasime midagi välja printida enda rongile minekut ja me jõudsime juba Barcelonasse. Ja nüüd see Šveitsi sõber printib meile see välja, sest ta ütles üle, või ta ei juba üle aia, ta sai Türgis. Pretty messy over here. Ja teised šveitslased hüppasid teisest kohast üle. Aga meie ei hüppa üle, meil on piletid olemas, me tahame ausad olla. Läks juba teise pasidega. Oh my god. Me saime läbi. Natukene imelikul moel, aga saime läbi. Ja ilmselt ka illegaalsel moel. Absoluutselt. Aga see ongi eestlaste värk ju. Ja šveitslaste apparati. He's the only professional. Thank you. Yeah. I think this one looks more horrible. Ei ole, see on parim vetika sõber. Put it next to your face. Okay, hey, Erki Kahro. I don't think he looks like me. Erki Kahro. No way! No way! Jät! Vaade Anu! Hei, vriend! Take it or leave it. Let's go! Kus me täna oleme? Kartulipõllu peal. Sõna otseses mõttes, ma isegi ei tea, mis seda raja nimi on. Aga väga eestilik rada on see kusjuures. Välja arvatud see kartulipõld. Aga muidu siuke sirge pinnase peal. Jah, pigem siuke siledam rada seekord. Et ta ei ole, muidu on nagu maastik on hästi siuke looklev all, aga see on siuke sileplats. Ja meil on ainult 6 kraadi sooja. Ja, päris külm on ju, kole ja. Siuke eestilik vaib. Jaa. Warm up the road on the nice sport line. But now
rada meeldis? Nagu põllu peal ikka tead kimada. Ei, tegelikult väga lahe. Need proomad poisid tegid siis meile liinid ette, kust sõita ja ega eriti variante ei olegi, et üks liin ja aga selles suhtes hea, et saab üritada seda Soones sõitu jällegi. Sulle vaja rehvi liigutada vaikselt. For you also, I would like you to learn a little bit from the scrubbing already, because I think it's a good jump for you, for him, and maybe some other guy. Because you go from the inside, get to the beginning position. For example, if it's a long jump, you can do this, pop, jump, it turns and then slowly come back, and it's gonna turn slowly back. If it's a small jump like this, you need to go pump and go back. Because if you stay too long like this, it's gonna turn, and then you'll crash. Karleen, mis te harjutate praegu? Proode asju, siis kruubimist. Kuidas välja tuli? No ma sain selle tunde kätte nagu, aga väga palju peab veel lihvima, et oma ahtrit jaksaks teisel poole tsiklit tuua. No välja nägi päris hea juba. Tuleb. Sina oled kurat võtaks mehaanik. Ei ole. Mis sa oled siis? Ta on kokk. Amateur. Ei, ta on kokk, ta teeb omletti ja õigus. Õnneks meil on naabripoisid. On jah? Meid viin sinna putkasse. Kuidas rada meeldib? Tänane rada meenutab isegi veidi langet ja langepinnast. No see on muidugi siin rohkem nagu läbi kobestatud ja siuke, aga muidu jaa, siuke hästi sujuv ja kurvid ja midagi keerulist nagu ei ole, aga lihtsalt jah, siuke pikk ja peab meelde jätma lihtsalt. Jah. Sardelline. Banaani, äkki oled vegan, kuule? Banaani ei taha või?
fotograaf on ka nüüd lõpuks kohe rattalise peal. Marleen, kuidas treeningpäevaga rahule jäid? Ülivõimas jällegi. See vlog läheb juba igavaks sõidupäeval. Iga asja peale ülivõimas. Jaa, sellepärast, et iga päev on meil nagu kogu aeg uus rada ja alguses kõik rajad tunduvad niimoodi, issand, täiesti võimatu ja see on absoluutselt kõikide radadega nii. Ja siis, kui hakkame õige trenniga pihta mingit tehnikat õppima või motosid tegema ja treenerid nagu juhendavad, kus mida paremaks, siis nagu sõidu lõpuks ongi nii, et sõidupäeva lõpuks, et vau, see ei olegi üldse nii raske, täiega vinge. Ja kuidas meeldis fotograafile esimene sõidupäev Hispaanias? Hispaanias oli äge, et KTM-iga võib-olla oleks natuke parem, aga tegelikult ei ole siin nuriseda midagi ja päris äge oli. Jah. Ägedam kui Eestis või? Jah, tuli ära. Täna me peseme musikese puhtaks, sellepärast, et kui meie külaline täna jõuab, siis ta toob meie kleepsud ära. Nii et täna läheb, või siis homme, läheb kleepsude panemiseks. Ja lõpuks ometi saame selle fresh looki, mis me tahtsimegi selle reisi jaoks. Võtsin spordiala taas kord fotograafist, krossisõitjast diskofi mängida, et see väga hästi välja ei tule. Vaata, see mind ei viska. Kolks. Ma ei tea, kas ta läks. Läks. Ja kelle me saime kätte otse lennukist, otse lennujaamas. Tõesti kelle? Siin on otse Aaron Nault fresh look kleepsud meie tsiklitele. Oh yeah! Uus päev, uus jooks, uus külaline. Kuidas meeldib esimene hommikujooks Hispaanias? Hästi! Ütles, mis juhtus? Päkapikud tegid, jah? Puu tuli ise ette. Fotograaf upub. Ja siit tuleb. Ja tuleb. Olemas. Issand, kui ilus! Väga ilus! Are you wet? Oh yeah! Otti sa tuppa! Kellega sa räägid seal? Ingrid! Me lihtsalt ei saa hakkama selle See ei toimi ju mitte midagi. Mis keel see on? Sa saad piipi ka panna pärast seda videos või? Support ju. Piip ja No äkki saab, jah? me ei saa seda piip piletit ostetud. Oota, ostame siis. Jah. Oi, piip! Piip! Äkki lihtsalt teemegi piip! Kus see läks asjale? Ja kus me jälle oleme? Barcelonas! Üks lõvi on siin ju. See ei ole normaalne inimene. Napakas. Ei, ma suhtlesin nendega. Itsa pekkis. Lõpuks saame jõudnud fishide juurde.
Mulkala. Rakastedu, näen munnamana. Laulu või? Oota, ma lasen sulle. Barcelona õlu ei sobi Kalinale. Kuidas rada meeldib täna? See on tšukke see, nagu väiksena vaata, istusid ema visas üles, tegi munade auk. Et päris... lehvitas taga. Päris aukus on, aga nagu me kuulsime, siis me hakkame täna siin rajal pidurdamist õppima. See on väga kasulik. Väga hea trenn tuleb kindlasti. Uus ratas või? No jaa, see on Factory Bike. Otse tehasest. Ei. Fantik tegi minu järgi selle. Jaa, ma arvasin ka tegelikult. See on kõige ilus lihtsalt. For sure, with your technique, you can ride a lot faster because now the position is good, it's perfect. Vaata, 1, 2, 3. Mis uusi teadmisi sa täna said trennist? Ma ütlen niimoodi kavalalt, et väga häid. Sest ma ei kavatse paljastada mitte ühtegi head nippi, mis ma siit saan. Kui siis ainult kunagi, kui ma hakkan treeneriks, siis ma võin jagada neid. Aga jaa, igal juhul meeletult häid pidurdustehnika harjutusi tegime täna. Ja siis kurvi ikkagi, kuidas kurvi pidurdada ja suure hooga. Ja siis starta risti pealt postjaga Vaidu. Nii et sain kivasid saapasse ja sõrmedesse ja homme saab lugeda kokku neid senikad. Aga väga hea päev oli. Väga. Tšau, fotograaf! Tšau! Kodus näeme!